ma tahaks seda küsida, et mis sa arvad sellisest majast? Kujuta ette, et iga selle akna taga on 3 arvutit. Igas arvutis ütleme 100 000 lehekülge igasuguseid käske, raporteid ja direktiive. Küsime nüüd siis, kas sellisest majast võib üleüldse välja tulla midagi arukat? Paberihunnikuna saaks sellest kõigest rohkem kui 1 keskmise linna prügimäe. Ja kui tulekski midagi arukat, kes seda lugeda jõuaks? Igaüks meist on kokku puutunud juhtimisega, kas juhi või juhituna, ja võib kinnitada, et üle 5-6 alluva ja üle 1 ülemusega läheb raskeks. Seega pole asi selles, kes parasjagu selles majas istub, Ansip ja Hololei ja Siim Kallas varemalt, vaid selle mõttetus suuruses ja mõttetus korralduses, mis ei lase siin arukaid otsuseid teha, kui nad peaksidki kuskil ilmuma. Mõni ime, et sihukesest majast väljutatakse Rail Baltic ja Kirblateerist Virtsu tee. Muide, siin on palgal vähemalt 30 000 nägu ja üldse mitte odavalt. Kui siit nüüd edasi mõelda, siis aga mis oleks, kui sihukese majakolaka ja paberihunnikute asemel saaksid riigid ja rahvad ise otsustada, et mida ehitada või veel parem, mida ehitamata jätta?